head inimesed, uus seiklus on algamas ja seekord mõtlesime, et teeme ühe hiiglama suure ringi Eestimaal. Ja kus sa siin Eestimaal ikka seda hiiglama suurt ringi teed, kui näiteks sõita kaarega ümber Mandri-Eesti. Aga kuna ma 2011. aastal olen maasturitega kõige äärmisel ajal läbi sõitnud, siis mõtlesin, et seekord võiks sõita ka näiteks läbi Saaremaa ja Hiiumaa. Nii et siit samast mere äärest, linnahalli juurest hakkab see meie sellekordne seiklus pihta. Kevadiselt või õigemini talve lõpuliselt kole ilm on väljas, tuul puhub silmad märjaks. Aga autoks on meil sel korral uus Subaru Outback, mis on siis eelmisega võrreldes igatpidi natukene suurem ja mis eriti ägeda on 1,3 cm ka kõrgem, nii et sellel ajal võib meil seda vaja minna. Ja siia sappa sidusime siis Respo Offroad minikaravani, millele oleme pannud sisse ahju ja milles me oma iga metsa ööbimise öid veedame. Jääme selle koha peal seisma, kus õhtu kätte tuleb ja paneme ahju sooja ja ongi kodu igal pool kaasas, nii et me ei pea kulutama aega mingite muude majutuste peale ja see on ju ka selles mõttes seikluse osa. Ja setupi mõttes on asi lihtne, olgugi, et selles uues Outbackis on sees selline hiigelsuur ekraan siin keskel, mis ka täitsa adekvaatset kaarti näitab. Panin ma ikkagi autosse ka oma vana ja lemmiku Garmini navi, mille sees on siis Regio topokaart. Ja selle järgi ma küll ei navigeeri, siis mis siin Eestis ikka väga navi järgi navigeerida, aga see annab väga detailse ülevaate kõikidest teedest ja radadest, mis tee äärde jääb ja kõikidest väikestest tiikidest ja veekogudest. Aga sellest ma räägin mõnes järgmises episoodis rohkem, sest see on väga põnev teema. Ja siis loomulikult, et üldse oleks tore sõita ja teaks, kus sa oled ja planeerida asju, on siis jälle hea Regio teede atlas. See 100 000 atlas on täiesti fantastiline. See on kõik asjad peal märgitud ära, nii matkarajad, mingid vaatetornid, ühesõnaga kogu info, mis vähegi kaardi peal olla saab. Nii et see on suur abimees, mille järgi me siis neid kõige äärmisi mõistlikke teid valime. Et me ei hakka sellist hardcore maasturi asja tegema, et vaatame kõik need metsasihid ja mingisugused erilised urkarajad, mis lähevad, vaid proovime sõita mõistlikke radu mööda, mida siis iga soovija saab soovi korral järgi sõita. Ja nüüd polegi muud, sõidame siit Tallinna linnast Viimsi kaudu ringiga välja, siis Randverest läbi, Muugalt läbi, Maardust läbi ja siis oleme juba linnast väljas ja hakkab see seiklus pihta ja vaatame, mida siis põnevat meile tee peal jääb. Samas Tallinna külje all, Kallaverest natuke edasi, asub üks eriti kiht koht ja selle nimi on Koljuluki sadam, Kolju otsa sellises tipus. Ja see on seda sorti tore koht, kuhu saab näiteks piknikule tulla. Siin on uhke restoran, väga romantiline, aga siis, kui näiteks pole veebruarikuu ja väljas ei lõõtsu hiilgavat lõikavat tuult. Nüüd 2 tundi sõitnud ja teel Neemele, sest siuke poolsaar on olemas ja selle sõidu käigus tuleb ka sealt läbi käia. Selle tee äärde jäävad 2 üldtuntud kohta. Üks on Jägala juga, mida absoluutselt kõik teavad ja kõik on seal käinud. Ja teine koht, kes ei ole käinud, siis soovitan, on Linnamäe hüdroelektrijaam. Seal saab tammi peal käia ja see on ka üks põnev koht, kuhu vaadata. Ja siis muidugi seal poolsaare otsas on järjekordne tore mereäärne restoran, kannab nime Ruhe. Nii et kellel huvi, astuge ka Neemet läbi. Ja sealt siis peaks minema vahelt üks väike tee, mis lõikab välja selle tee peale, mis siis omakorda juba jõuab Kaberneeme. Nii et elu näitab. Murrame praegu Neemest läbi nende väikeste metsaradade Kaberneeme poole ja ei ole mitte kunagi sõitnud mööda seda rada. Kogu aeg on olnud huvitav, et mis siin on. Ja nagu näha, kohe tasus ära, sest siin on mingisugune vana mõnus bunker või laskepesa. Jõudsime sealt metsavahelt välja nüüd Kaberneeme ja mõtlesin, et keeran siin kunagise restorani ees ringi ja avastan oma suureks üllatuseks, et seda majagi enam pole siin.
aga noh, kohvik on alles, see on selle punase maja taga selline pikk klaasist soolikas ja siinsete neemedega on veel selline lugu, et kui tahate jala käia, siis kõikide nende neemede otsas on mingit vana sellist nõukaaegset militaartaristut. Kellele teema meeldib, siis parkige kuhugi ära ja käige jalutage. Kaberneeme lõkkekohtade vastas on üks laudtee mööda mereranda, siuke uhke promenaad. No loomulikult ilm täna ei ole promeneerimiseks sobilik, aga kui juba siin olla, siis tuleb ära vaadata. Nõnna, me jõudsime nüüd Juminda poolsaare tippu ja tuli välja, et ma ei olegi siia varem sattunud. Igavesti põnev ja asja ette läinud käik. Ja tuli välja, et siin on hulk erinevaid RMK lõkkekohtasid, kuhu saab jääda ööbima. Siis on siin vabatahtlike merepäästjate ajalugu ja mingi memoriaal ja veel mustmiljon erinevat militaarrajatist ja siis üks tuletorn. Nii et vaatame siin korra ringi ja siis sõidame edasi. Ühesõnaga väga äge koht, siia tuleb kindla peale tulla laagerdama. Ei teagi, kuidas see elu niimoodi mööda on läinud, et seda kohta pole varem leidnud. Ja ega nüüd muud polegi kui järgmise poolsaare otsa Eesti Nordkapi, aga enne seda jääb metsa sisse üks suur kivi, mille me kindlasti tahame üle vaadata. Virve tee otsas on üks selline põnev koht, siit läheb matkarada ja 1,2 kilomeetrit parklast on siis teekond sinna selle suure kivini, mille nimi on Majakivi ja see on suuruselt 3. Eesti rändrahn või kivikolakas. Nii et siia tasub igal juhul tulla ja siit poolt edasi sõites siis natuke maad on see kuulus Ara allveelaevade demagnetiseerimise keskus, kus on niikuinii kõik käinud. Aga siin selle Majakivi juures pigem mitte. Nii et seetõttu võtsime ka meie hoopis selle teekonna ette. Kas sa oled Majakivi juures käinud? Ei ole. Ei ole? Ei. Aha, ma panin matkaspordi matkaseikluse punkti siia ja sa ei ole käinud. No jah, aga kohe on see suurepärane võimalus. Päris hea harjutus on siit paksu lume all seda laudteed leida, sest kui mööda astud, siis on põlvini ikka vesi. Alla ma ei tea täpselt, kuidas saab, aga tundub, et siit edasi ei ole mõistlik minna, sest siin on kivi ja jää ja libe. Nii et las ta jääb järgmiseks korraks. Siia kivini see tee on ka päris tore kõndimine, metsavahe ja siis on laudteed. Hästi ilus. Igavene hakkas. Inimesed, see on Purekari neem ja see on Mandri-Eesti kõige põhjapoolsem punkt. Ja see on siis põhimõtteliselt Eesti Nordkap, kui sellise paralleeli võib tõmmata. Ja paralleeli saab tõmmata ka selles osas, et siin on alati tuuline. Ma olen vist sattunud ühe korra siia, kui ei ole lõikavat tuult puhunud. Aga selle koha teeb eriliseks see, et kui ma nüüd mingil hetkel jõuan nii kaugele, ma täna siia poolsaare peale
või selle Kirbi peale minna viitsin, siis lõuna poole vaadates kogu ülejäänud Mandri-Eesti jääb minust allapoole ja see on väga tore tunne. Kui siin on hästi madal vesi, siis saab tegelikult mööda seda muuli väga kaugele minna, nii et head matka, aga arvestage, et siin on alati tuuline. Minna oli veel enam-vähem okei, siis tagasi tulles on kogu see tuul ja lörts täpselt vastu. Erikuradi rõve ilm. Hea uudis on see, et siin on olemas ka väga toredad lõkkekohad ja nagu siia sõites selgus, on siia metsa sisse ka veel mõned lõkkekohad juurde ehitatud, nii et kui siin ranniku ääres on ikka erikuradi halb ilm, siis saab sinna metsa peitu pugeda. Ja teine väga hea asi on see, et kui sellisel suve ajal siia sattuda, siis sellest parklast leiab suures koguses välismaiseid matkajaid. Ja mis siin salata, olen ka ise mõelnud ühe korra siia ööbima sattuda, aga täna ei jää, sest kell on veel vähe ja me veel jõuame mõnda aega edasi sõita. Nüüd ongi see lugu, et see Nordkapp on ära tehtud ja nüüd siit Viinistu kaudu siis päris pea Poolsaare ja idapoolset külge alla mööda ja siis Käsmu ja siis läbi Võsu sealt juba edasi. Käsmus käime, teeme lihtsalt tiiru ära, aga seal välja ei hakka minema, sest Käsmu on teadluntud koht. Kõik inimesed teavad, mis Käsmu on koos kõikide oma Kuradisaarte ja Kivikalmetega, aga seal on ka olemas üks 15 kilomeetrine eriti mõnus ja mitmekülgne matkarada. Nii et kellel huvi ja aega, siis olge head ja minge käige ära. Kell on saanud 4:30 ja me oleme suutnud kella 10 alates sõita maha 170 kilomeetrit siin mööda seda ranniku äärt kolistades ja selle kivi juures käies. Nii et teeme nüüd natuke maad sõitu ja siis peab hakkama ühel hetkel ka endale mingit ööbiskohta otsima, aga eks siis paistab, kuhu me selleks ajaks välja jõuame. Kell on saanud 5:09 ja me oleme jõudnud Käsmu. Ja mis nüüd salata, kõht läks hirmsasti tühjaks, aga meil on kaasas külmkapp koos kõikide maailma asjadega ja siis tuleb väike reisivõiku või mis nüüd tuleb. Reisivõik, jah. Ja siis edasi, sest kell 5 on vara jääda laagrisse. Sõitmine on väga väsitav töö. Nõnna, esimene õhtu lõppes siis meil kella 6 paiku. Väljas läks nii pimedaks, et enam polnud mõtet seikluse formaadis edasi sõita. Ja jäime ööbima Oandusse. Siin on küll igavene kere täis neid erinevaid laagripaikasid, aga taevas sajab mingit nii märga asja alla, et veits imelik on. Ja siis ega midagi. Teeme rahulikult õhtule, teeme õhtusöögid, magame ära ja homme siis kütame juba edasi. Ja täna sai sõidetud 229 kilomeetrit. Oli üsna selline Poolsaarte ja hirmus sikisakitamine, aga väga huvitav. Nii et esimese päevaga võib igavesti rahul olla. Küll kaardi pealt vaadates polegi eriti kuhugi jõudnud, aga nüüd edaspidi hakkavad need Poolsaared natukene otsa saama, nii et saab sirgemalt sõita. No nii, tere tulemast meie väikesesse end üsna mitmete mugavustega ühetoalisesse korterisse. Siin selja taga on magamisase ja pehme äiu, 1,90 m pikk madrats ja siis siia voodi alla on tehtud selline voodialune asi, mis on eest ja tagant lahti, laseb õhku ligi, nii et kõik, mis põrandast tuleb, ei tule otse kehasse ega madratsisse, vaid jõuab vahepeal soeneda. Siis on meil siin kööginurk, väike gaasipliit, 4 sahtlit, kuhu vajalikke asju ära panna ja töötasapind, mille peal asju hoida. Ja üleval on siis see Respo originaalriiul, mille me oleme täiustanud ära oma väikeste karbikestega, sest alati on mingeid asju hoida. Ja siin on siis kogu elektrisüsteem sooja puhub, reguleeritav, elektrit on, laadida saab ja tuld saab täpselt samamoodi timmerdada. Ja ega siin midagi muud keerulist ei olegi, siuke ilmastikukindel mõnus telk, mis autoga igale poole kaasa tuleb. Ei huvita, kas väljas sajab lund või vihma või löö päikest või paistab koletu päike. Koletu päikse jaoks on siin olemas ka väike ventilatsioonisüsteem, mis siis õhku toas ringi laseb. Ja keedad kohvi, teed süüa. Elu nagu Ernes.